Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2018. aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa täismahus. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Lihtsustage selline avaldis ning arvutage selle täpne väärtus, kui x ja y on vastavalt võrrandite 8 astmel x võrdub 16 ja log 2 sulgudes y pluss 8 võrdub 8 miinus log 2 16 lahendid. Esimeses murrus saame lugejast kirjutada välja ruuduvalemi. Nimetajas saame sulgud ette tuua 4. Teise murruga praegu ei saa me midagi teha. Murrus saame maha tõmmata 3x miinus y sulud. Järgmisena toome kõik ühe murru alla, korrutades esimese murru lugejat 3-ga. Korrutame sulud lahti. 9x miinus 3x võrdub 6x-iga ning 3y pluss y võrdub 4y. Sulgud ette saame võtta 2 ning tõmmates maha 2 alla jääb 6. See on lihtsustatud kuju sellele avaldisele. Järgmisena leiame x-i ja y väärtused. 8 saame kirjutada kui 2 astmel 3 ning 16 kui 2 astmel 4. Kuna alused on võrdsed, toome esile astmendajad. Jagades terve rea 3-ga saame x-iks 3/4. Teeme logarütmiga parema poole lihtsamaks ennem. Log 2 16 on võrdne 4-ga, sest 2 astmel 4 on 16. 8 miinus 4 on 4. Kasutades logarütmi ülddefinitsiooni saame logarütmist lahti. Seega jääb meil y pluss 8 võrdumas 2 astmel 4-ga. Viime 8 teisele poole ning y vastuseks jääb 8. Pannes väärtused lihtsustatud avaldisse, saame vastuseks 10/3 ehk 3 1/3. Seega lõppvastus on, et lihtsustatud avaldis on 3x pluss 2y jagatud 6-ga ning avaldise väärtus on 3 1/3. Ülesanne 9. Punktist A punkti B saab liikuda mööda ringjoone kaarekujulist teed või mööda sirgeid teid AO ja OB. Selle ringjoone raadius on OB 500 meetrit ja kaarele AB vastav kesknurk on 113 kraadi. Esimene küsimus. Mitme minutiga jõuab jalakäija punktist A punkti B, kui ta liigub mööda sirgeid teid ja tema keskmine kiirus on 5 kilomeetrit tunnis? Kirjutame algselt andmed välja. Raadius on 500 meetrit, nurk kahe raadiuse vahel on 113 kraadi ning kiirus on 5 kilomeetrit tunnis. Leiame algselt AO ja AB pikkuse, liites raadiused kokku ning saame selleks 1000 meetrit ehk 1 kilomeeter. Tal on vaja kõndida 1 kilomeeter ning ta kiirus on 5 kilomeetrit tunnis. Seega jagame 1 tunni ehk 60 minutit 5-ga ning saame 1 kilomeetri läbimiseks kulub tal 12 minutit. Teine küsimus. Kumb vahemaa, kas kaarekujuline tee AB või teede AO ja OB summa on lühem? Põhjendage oma vastust. Kaarekujulise tee ehk ringjoone leidmiseks on olemas valem pi korda raadius korda kahe raadiuse vahel olev nurk ning jagatud 180 kraadiga. Pannes arvud valemisse saame vastuseks 986 meetrit. Seega saame oletada, et kaarekujuline tee on lühem. Kolmas küsimus. Plaanis on rajada uus sirgetee punktist A punkti B. Mitme meetri võrra lühendab rajatav tee AB hetkel lühimat vahemaad punktist A punkti B. Lõppvastus ümardage täpsusega 1 meeter. Oletame, et pikk sirge läheb punktist A punkti B. Leiame punkti A ja punkti B juures olevad nurgakraadid. Lahutame 180 nürinurga 113 kraadi ning saame 67 kraadi. Kuna tegemist on võrdhaardse kolmnurgaga, on mõlemad nurgad võrdsed, seega jagame selle 2-ga. Vastuseks saame 33,5 kraadi. Et leida nüüd selle sirge pikkus, saame kasutada siinusteoreemi. Sirgele vastab nurk 113 kraadi ning raadiusele 500 meetrit. Vastab nurk 33,5 kraadi. Eraldades siit sirge, saame vastuseks 834 meetrit. Lahutame lühimast teest leitud sirge tee pikkuse
ning saame vaheks 152 meetrit. Seega lõppvastus on, et jalakäija jõuab 12 minutiga punktist A punkti B. Kaarekujuline tee on lühem ning vahemaa lüheneb 152 meetri võrra. Ülesanne 10. Joonisel on ruutfunktsiooni y võrdub 6x miinus x ruudus miinus 5 graafik ja y-teljaga paralleelne sirge S, mis läbib parabooli haripunkti. Punkt 1. Koostage sirge S võrrand. Leiame algselt ruutfunktsiooni haripunkti. Selle leidmiseks kasutame haripunkti valemit, leides algselt x-i. Vastuseks saame 3. Paneme 3 ruutvõrrandisse ning saame vastuseks 4. Seega haripunkt on 3 ja 4. Kuna sirge S on paralleelne y-teljaga ning läheb otse läbi haripunkti, on selle võrrand x võrdub 3. Teine punkt. Arvutage viirutatud kujundi pindala. Paneme ruutfunktsiooni võrduma 0-ga. Korrutame terve rea -1-ga, et oleks kergem arvutada. Leiame järgmisena 0 kohad, kas ruutvõrrandi lahendivalemiga või Viete teoreemiga, see on sinu valik. X-ideks tulevad 1 ja 5. Seega viirutatud ala algab 0 kohast 1 ning haripunkti juures olev sirge S on x kohal 3. Pindala leidmiseks peame kasutama integraali. Võtame järgmisena algtuletise ruutvõrrandist. Paneme 3 algtuletisse ning lahutame sellest algtuletise, kus on x asemel 1. Vastuseks saame 5 1/3 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et sirge S võrrand on x võrdub 3 ning viirutatud kujundi pindala on 5 1/3 ruutühikut. Ülesanne 11. Kirjastuses töötab 8 toimetajat, 2 meest ja 6 naist. Nende hulgast valiti juhuslikult 2 käsikirja toimetajat. Esimene küsimus. Mitu erinevat võimalust oli 2 toimetaja valimiseks? Et leida võimalused, et valida 2 toimetajat, peame kasutama variatsiooni valemit. 8 toimetajat on kokku ning sealt valitakse 2. Vastuseks saame 28. Teine küsimus. Kui suur oli tõenäosus, et mõlemad juhuslikult valitud toimetajad olid mehed? Samuti peame uuesti kasutama variatsiooni valemit. Üleval valitakse 2 meest ning kuna mehi ongi 2, siis sealt tuleb 1 vastuseks. Alt võtame jällegist 2 toimetajat 8 ning vastuseks saame 1/28. Kolmas küsimus. Üks toimetaja märkas viga tõenäosusega 0,95 ja teine tõenäosusega 0,80. Kui suur on tõenäosus, et punkt 1 mõlemad toimetajad märkasid viga? Et leida see tõenäosus, peame mõlema tõenäosused korrutama üksteisega ning saame selleks 0,76. Kui suur on tõenäosus, et punkt 2 vähemalt üks toimetaja märkas viga? Ehk siis, kas mõlemad toimetajad märkasid viga või esimene märkas, aga teine või mitte, või esimene ei märganud ja teine märkas. Selle jaoks peame võtma vastand tõenäosused ning liites kõik kokku saame vastuseks ligikaudu 0,99. Seega lõppvastus on, et 28 erinevat võimalust oli 2 toimetaja valimiseks, tõenäosus oli 1/28, et mõlemad toimetajad olid mehed ning kolmanda punkti esimene tõenäosus on 0,76 ja teine 0,99. Ülesanne 12. Koonuse moodustaja on 10 cm ja selle koonuse telglõike tipunurk on 120 kraadi. Tehke illustreeriv joonis ning arvutage koonuse täispindala ja ruumala. Joonis peaks tulema välja midagi sellist. Esimese asjana peaksime leidma kõrguse. Kuna kõrgus teeb koonuse keskelt mõlemad pooled võrdseks, oleks ühe poole teranurk 60 kraadi ehk pool 120. Meil on olemas nurk ning hüpotenuus. Kõrguse leidmiseks peame kasutama koosinust, et leida lähiskaatet. Eraldades valemist kõrguse ning korrutades läbi, saame vastuseks 5 cm. Kuna meil on hüpotenuus ja üks kaatetitest, saame kasutada Pythagorase teoreemi, et leida teine kaatet ehk siin raadius. Vastuseks saame 5√3 cm. Et leida põhjapindala, peame kasutama ringi pindala valemit. Selleks korrutame raadius ruudus korda piiga ning saame vastuseks 75 pi ruutcentimeetrit. Kuna oleme leidnud põhjapindala ja kõrguse, saame leida ruumala.
Vastuseks saame 125 pi kuupsentimeetrit. Külgpindala valemiks on pi korda raadius korda moodustaja. Lisades kõik väärtused valemisse, saame vastuseks 50√3 pi ruutsentimeetrit. Täispindala leidmiseks tuleb põhja ja külgpindala liita. Sulgude ette saame võtta 25√3 piid ning sulgudesse jääb √3 + 3. Kuna täispindala vastus oli sellises vormis Arno vastuste lehele jäetud, siis jätame ka siin nii. Kuid kui pole öeldud, et tuleb leida täpne väärtus millegile, siis võite ka selle läbi korrutada ja liita, see on ikkagi teie valik. Seega lõppvastus on, et koonuse täispindala on 25√3 pi korda sulgudes √3 + 2 ruutsentimeetrit ning ruumala on 125 kuupsentimeetrit. Sellega saime eksami täies mahus lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi ikka veel kripeldama jäi, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionis leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!